Noh, alkoholitarvitajad muidugi ütlevad tihtilugu seda, et see on nende isiklik asi ja noh, tegelikult mõnes mõttes ongi selles mõttes, et kui inimene soovib ennast hävitada ja inimene on haige ja ei soovi sellest haigusest terveneda, kuigi alkoholism on paradoksaalsel kombel haigus, millest ei olegi võimalik terveneda, see ei ole ravitav haigus, see on haigus, mis saadab sind elu lõpuni, sul on lihtsalt võimalik mitte praktiseerida oma haigust. Ühest küljest on see muidugi iga inimese vaba valik, aga häda kipub olema selles, et ühe inimese vaba valik võib osutuda teise inimese sundvalikuks. Ja selle teise inimese all ma pean silmas tema pereliiget või sõpra või kedagi lähedast, kellest selle alkoholi liigtarvitaja elu kujul või teiselt sõltub. Ja niisuguste vabadustega see häda kipubki tihtilugu olema, et ühest küljest me hindame neid ja kaasaegses lääne tsivilisatsioonis peame neid väga oluliseks ja see on väga hea, et me seda teeme. Aga nendega on tihtilugu see häda, et üksikisiku vabadus ei ole tingimata absoluutne. Ja kui inimene elab üksi kusagil, ma ei tea, ühiskonnast isoleerituna või jumala pärast, aga väga vähesed elavad. Nii et selles mõttes on ikkagi väga tähtis ja väga oluline endale aru anda, et sinu lõpmatu ja piiritu vabadus, ma ei tea, elutoas urineerida või lihtsalt lolli juttu suust välja ajada, on teise inimese vabaduse piiramine. Et nii lihtne ongi.